Kõrge veresuhkur, kolesterool, vererõhk, ülekaal, polütsüstiliste munasarjade sündroom, rasvumaks ja isegi vähk võivad olla kõik tingitud kõrgenenud veresuhkru ja hormooni insuliini tasemest. Selles videos annan teile olulisi näpunäiteid insuliiniresistentsuse äratundmiseks ja ennetamiseks. Insuliin on hormoon, mida toodab kõhunääre vastusena suhkru ja süsivesikute tarbimisele, et glükoosi verest kiiresti eemaldada ja suunata energiat vajavatesse organitesse, peamiselt lihastesse, peaaiu ja maksa. Isegi väikestes kogustes regulaarne suhkrurikka toidu tarbimine, sealhulgas nii nimetatud tervislikud süsivesikud, riis, pasta, teraviljad, niisutooted ja küpsetised, kuivatatud ja magusad puuviljad, mahlad ja karastusjoogid, mis võivad sisaldada ka palju fruktoosi. Kohukesed, magusad jogurtid, samuti taimeõlide kasutamine, välja arvatud oliiv ja kookosõli. Sagedased toidukorrad ja vahepalad soodustavad insuliini liigtootmist kõhunäärme poolt ning samuti väheneb insuliini vaba aeg lühikeste pauside tõttu söögikordade vahel. See toob kaasa seda, et rakud, mis vajavad glükoosi ja on insuliini toime suhtes tundlikud, hakkavad liigse insuliini kogusega veres ära harjuma ega reageeri enam tavapärastele insuliini kontsentratsioonidele. Seetõttu toodab keha üha rohkem insuliini, et glükoosi vägisi rakkudesse suunata. Kõrge insuliini tase stimuleerib rasvarakke tarbima rohkem glükoosi ja tootma rohkem rasva. Selline rasv ladestub elundite vahele ja seda nimetatakse visceraalseks rasvaks, mis on inimestele kõige ohtlikum, kuna see toodab põletikulisi aineid, mis aitavad kaasa erinevate haiguste tekkele. Seetõttu ei saa te kaalust alla võtta. Lisaks stimuleerib kõrge insuliin söögiisu. Kui läksite peegli juurde ja ei näinud kõhulihast kuubikuid ega isegi vihjed neile või veelgi hullem nägite välja võlvunud kõhu, siis on teil tõenäoliselt insuliiniresistentsus või vähenenud insuliinitundlikkus. Insuliiniresistentsust esineb 19% normaalkaalulistest, 37% ülekaalulistest, 40–70% rasvunud inimestest ja 80% teist tüüpi diabeediga inimestest. Insuliiniresistentsusega seotud seisundid on ülekaalulisus ja metaboolne sündroom, prediabeet ja teist tüüpi diabeet, polütsüstiliste munasarjade sündroom, kus meessuguhormoonide tasu on kõrgenenud, menstruatsioon on ebaregulaarne või puudub, on olemas munasarjad, süstid, rasvumine, akne, juuste väljalangemine ja liigne karvasus näol ja kehal. Samuti vähk, insuliiniresistentsus on seotud suurenenud soole emaga, kõhunäärme ja rinnavähi tekkeriskiga, südame-veresoonkonna haigused ja Alzheimeri tõbi. Tavaliselt mõõdavad arstid ainult tühja kõhuveresuhkrut või glükeeritud hemoglobiini, kuid sellest ei piisa insuliiniresistentsuse diagnoosimiseks. Mida teha? Kontrollige, kas teil on kalduvust insuliiniresistentsusele. Jagage oma vöö ümbermõid sentimeetrites, pikkusega sentimeetrites. Vöö ümbermõidu ja pikkuse suhe alla 0,5 näitab head insuliinitundlikkust. Suurem kui 0,5, aga insuliinitundlikkuse halvenemist. Teil pole isegi mõõdulinti vaja. Võtke lihtsalt nööri või niiti. Kui nööri pikkus vöö ümber on suurem kui pool teie pikkusest, teil on tõenäoliselt olemas insuliiniresistentsus. Tuleb teha tühja kõhu vereanalüüsi, kontrollida insuliini, veresuhkrut ja triglütseriide. On vaja arvutada HOMA-IR indeks. Labor tavaliselt arvutab selle ise. Mis iganes HOMA-IR number, mis on väiksem kui 1, näitab head insuliinitundlikkust. Kõrgem kui 1,9, aga varajast insuliiniresistentsust ja väärtus üle 2,9 olulist insuliiniresistentsust. On vaja vähendada süsivesikute, sealhulgas lihtsate suhkrute, samuti taimsete rasvade, välja arvatud oliivi ja kookosõli tarbimist. Vältige poest ostetud valmis tooteid, mis sisaldavad ebatervislikke taimseid rasvu ja margariine. Ja pea meeles, sinu tervis on sinu kätes.